Tere, head vaatajad! Me alustame tänast saadet Tele Tallinn Tallinnast kohast nimega Loopealse. Ja miks me siin oleme? Ma arvan, et kõige õigem inimene seda ütlema on Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Miks me oleme siin? Tere Tallinn, tere Eesti ka minu poolt. Ja me oleme siin sellepärast, et ma arvan, selle nädala kõige olulisem sündmus Tallinna linnas see, et valmis sai 4 uut elamut sundüürnikele. See väärib tähelepanu, inimesed on õnnelikud ja 280 perekonda saavad siia sõltuvad juba perekonna suurusest kas 1, 2, 3 või 4 toalisse korterisse elamise. Ja ma arvan, et kõige parem on, kui lähemegi sisse ja kohtume ühe sellise perekonnaga. Täna on see päev, kus te saate endale korteri, elamise. Kaua te olete olnud järjekorras? 14 aastat. Ja kus te olite need 14 aastat, kus te praegu olete? Kus ma praegu elan? Sauna tänaval. Meil oli enne suur ühiskorter ja pärast kolisid sealt naabrid ükshaaval välja ja praegust me elasime seal 3, mina oma pojaga ja tema abikaasa elas meiega koos, aga ta ei ole nagu sundüürnike nimekirjas. Kuidas teie tuju on, vaadates seda korterit täpselt sellised saategi, mis te ise arvate sellest? Praegu veel ei usu. See nagu võtmed pole kätte saanud veel ei ole usku. Aga teie kõrval on linnapea, te olete praktiliselt kodus, ta võib teile kinnitada, et need võtmed juba ootavad teid. Võin ma lootma jääda. 14 aastat on ikka nii pikk aeg, et loomulikult nad saavad siia, need inimesed saavad siia korterid ja minu teada on korterikomisjon linna osas juba selle otsusega teinud. Kuidas neid sundüürnikke võetakse järjekorra, kellele antakse enne, kellele pärast? Kuidas te seda oskate nüüd kommenteerida, kas see asi on õiglane? Ma arvan, et see on nii õiglane, kui ta olla saab. Kõigepealt see, et meil üldse sundüürnikud tekkisid, see ei olnud õiglane. Omandireformiga tegelikult ikkagi ühtedele lahendati küsimusi, teistele samal ajal tekitati need küsimused ja siis visati see omavalitsuste kaelat. Vaadake ise, kuidas te seda lahendate. Kuidas te nüüd vastaksite neile inimestele, kes heidavad ette, et teie saate korteri? Mis te ütlete? On see õiglane, on see hea, on see midagi valesti? Seal nad on need inimesed, öelge. No, härra Savisaar just praegu ütles, et vist on jagatud neid nii õiglaselt kui võimalik. Ja eks me loodame, et ka meie puhul on niimoodi. Kui keegi näeks, missuguses seisus praegust meie korter on, kus me elame. See on vana linnamaja, mis pole remonti näinud Eesti-aegsest saadik. 67 aastat. Ja see kappremonti pole näinud see maja. Ta on täiesti lagunemas, olgugi, et ta on muinsuskaitse all. Tere nüüd ka siit stuudiost. Kalev Sport eetris on saade Tele Tallinn ja veel kord tere, härra linnapea Edgar Savisaar. Me õnnelikult kehastusime videoformaadist ümber elavateks inimesteks otse saatesse. Täna on meil saates 3 teemat, kuid alustame sellest, et püüame kõigepealt saate esimeses pooles need 3 teemat siiski lahti rääkida. Saate teises pooles umbes nii 30 minuti pärast on meil aga telefon ja kui te olete need 3 teemat ära kuulanud, läbi mõelnud koos meiega, siis me ootame teie küsimusi. Praegu aga tänane esimene teema ja see on, nagu ka saate alguses seda ütles, sundüürnikud. Video oli eilsest päevast Tallinnast Loopealselt. Te olite ise seal, nägite kõike ja me nägime ja kuulsime ka, mida inimesed ise arvavad sellest, et teil on nüüd oma kodu olemas. Aga enne kui anda teile sõna, härra linnapea, kuulame siiski ära, mida arvab opositsioon. Tal on natukene teistsugune nägemus sellest asjast. Härra linnapea, kuulasite ära ka opositsiooni poole. Nii, ega muud teie kommentaarid? Ma kõigepealt parandan ühe iseenda keelelapsuse.
mitte 4 majast ei olnud loo peal seal jutt, vaid 6 majast, aga ju ma siis komistasin. Aga nüüd, kui rääkida sellest, mida kõnelesid lugupeetud proua Rajasalu ja proua Pakosta, siis ma olen nõus Rajasalu selle väitega, et ta teab küll, kes neid kortereid saavad. Jah, teab küll, sellepärast, et korterikomisjonides linnaosades on ka opositsioon. Näiteks ma vaatasin Pirital korterikomisjonis on ka Mati Eliste ja Lagle Parek ja huvitav on see, et hääletamised on küllalt üksmeelsed. Ei ole nii, et opositsioon oleks väga vastu ja võimul olijad poolt. Nii et teavad küll, kuidas asi käib ja seda vähem ma saan aru, miks nad sealt volikogu saalist välja marssisid. Opositsioon võtab samuti osa nende korterite jaotamisest ja kui me räägime ebaõiglusest, siis vähemalt keegi neist, kes reaalselt tegeleb sellega, ei tohiks nagu iseenda suhtes öelda, et ka loomulikult nendes komisjonides on nii halduskogude liikmed kui ka avaliku elu tegelased nii opositsioonist kui võimul olijate hulgast, nii et see ongi läbipaistev protsess. Nüüd teine asi, mida ma ütleksin, see jutt, et tuleks osta lihtsalt tühja kortereid. Mul on tunne, et selles on natuke korruptsiooni. Me kõik teame, et praegu ikkagi need arendajate korterid eriti ei lähe. Ja kui nüüd Reformierakond tahab Tallinna linnarahva raha panna selle sisse, et me ostaksime ära kõik praegused arendajate korterid, siis see ei kõlba ja see oleks ka kallis asi, sest selline üksikute korterite ülalpidamine läheb igal juhul on vähem efektiivne ja läheb meile kallimaks, kui seda oleks uute majade ehitamine või siis terve maja siin oli juttu ka sellest, et on tuhandeid vabu kortereid ja miks neid ei kasutata, miks ehitatakse lausa uusi maju, et kumb oleks kallim, odavam, kuidas te arvate? Ma olen nõus, et on palju vabu korterid, aga neid on niimoodi, et igas majas on 1 korter või 5 korterit või 4 korterit ja lõppkokkuvõttes selliste üksikute korteri pidamine erinevates linnajagudes läheb meil kindlasti kallimaks. Nüüd teine moment, ma vaidleks vastu ka sellele segregatsiooni jutule, et Tallinnas hoitakse vaesed ühes linnaosas ja rikkad teises, kusjuures ega sundüürnik ei pea siis olema tingimata vaene inimene, nende hulgas on ka jõukaid inimesi. Aga ma tuletaksin meelde, et neid maju on ehitatud Erika tänavasse, on ehitatud Endla tänavasse, siinsamas kesklinnas Nõmmel on ehitatud 2 maja. Need ei ole ainult Lasnamäel ja see ei ole niimoodi, et sundüürnikud on teistest inimestest ära erastatud. Nagu ei teki, et see on nüüd sundüürnike linnaosa või rajoon. Ma arvan, et just nimelt sundüürnikke on jaotatud üle terve Tallinna linna paljudesse linnaosadesse ja see on igal juhul õigem. Ja mis ma tahaks veel öelda? On niisugust juttu, et võt nad saavad need korterid liiga odavalt kätte, turuhinnast odavamalt, aga olgem ausad, ega enamus meie hulgast on need oma korterid omal ajal saanud väga odavalt kätte. Ma tuletaksin meelde, ma vaatasin, kes meil volikogus on need, kes põhiliselt seda küsimust tõstavad. Üks on Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer. Tema sai Müürivahe tänavas omal ajal kollaste kaardite eest korteri 16 800 krooni. Edasi Ülle Rajasalu sai Pirital maa erastada hinnaga 37 krooni ruutmeeter, aga kuna need olid kollased kaardid ja need maksid 40 senti tol ajal tegelikult, siis tegelikult ta maksis kuskil 15 krooni ruutmeetri eest. Mille üle me siin üldse vaidleme, kui meile võimaldati neid kõiki, neid kortereid ja maju nii odavalt erastada, seda maad nii odavalt erastada ja sundüürnikud seda ei saanud, siis nüüd, kui me tahame õiglust jalule seada, siis ma lihtsalt ei mõista neid inimesi, kes veel selle üle vaidlevad. Üks näide, mis pidevalt on jooksnud läbi lehtede ja ka läbi meediakanalite, on see proua, kes olevat mõisaproua, mitu korterit tal ja teda tuuakse pidevalt näiteks. Kuidas te seda konkreetset juhtumit kommenteerite? Ma ei tea sellest mõisaprouast midagi, aga ma tahaks öelda seda, et ka see peab olema järelikult läinud läbi vastava komisjoni ja selle komisjoni otsusega tulnud linnavalitsuse. Ta ei ole iseenesest sündinud ja ta ei ole ka ainult linnaametnike kätte läbi sündinud.